Noh, Pavlovi refleks, kõik teavad, eks ju, et samskara sanskriti keeles, et harjumuse luup. Kui sa mingit asja vaatad mingi aja tagant või mingit tegevust teed, siis see jääb kuidagi luupima su alateadusesse. Su psüühilisse energiasse, su, ma ei tea, mälestustesse, su kehareaktsioonidesse. Ja sellepärast, kui sa näitad suurele loodusele, kui see looduse taga on näiteks arukus või loodus on elus, kui sa usud, siis me võime ju teha igast harjutusi, näidata loodusele, et me ilgelt üritame saada nagu heaks inimeseks. Ja võib võtta ju umbes sellise olukorra niimoodi, täitsa seal lambist üldse mingit tunnet ei ole. Vaata nagu taevas, suur avar taevas, täis valgust, eks ju. See on nagu Jumala kehas ära, eks ju. Ja vaat see tuleb minu peale, see Brahmajoti sanskriti keeles Jumala kehas ära, see valgus. Ja see valgus on Taivi prakriti, nagu ma viimasel räägin, see armastuse energia. Ja mina olen sellest osa ja ma olen täiesti nagu, kuidas seda, süvenenud ja läbitud, tema on läbitud minust ja mina olen läbitud temast ja see on meie loomulik ekstaatiline seisund, valguse, armastuse seisund. Ja siis, kui ma vaatan pea alla panen ja ma näen teisi elusolendeid ja elusituatsioone ja ma ei tea, oma keha, kõike, et siis see sama valguse, armastuse energia, selline võrdne, ilma alguseta lõputu, eks ju, kõigi peale langeb, läbib mind, tuleb mu peale, läheb edasi, eks ju. Ja kui teha sellised headuse, armastuse New Age nagu harjutusi, siis loodus tuleb kindlasti taha vaata, et tüüp on nagu täielik, väike nutsu üritab, siis ikkagi hakkab toimima see loob lõpuks, eks ju. Mängid nagu sellist naiivset New Age lollikest, et valgus ja selline headus ja armastus ja meil tunnet ei ole taga, aga nagu kujutad ette ja ühendad ennast selle avaruse taevaga ja selle ajatu, selle tundega. Ja sa näed, et see on sinu elus ja siin ka igapäevatoimetustes. Õppida armastama totaalselt reaalsust. Et siis Rupa Goswami seal Ujjvala Nilamani raamatus üks pühak kirjutab ka, et ta on palju kirjutanud tingimusteta armastusest, aga see on ühes kontekstis öeldud siis Radharani kontekstis, aga üldises kontekstis ka. Radharani on Jumala esimene laiendus, naise elusolend. Onne Jumalanna valgne vedades. Tingimusteta armastus on siis, esiteks on pidevalt laienev, suurenev, avarduv. Ta ei püsi nagu paigal. Ja teiseks tingimusteta armastusel ei ole vaja tõestust. Nagu meil on, et siin ajutus on niimoodi, et kui ma midagi halvasti teen maast madalast, seda, siis mind vähem armastatakse. Mul on 300 erinevat maskid siis, seda peita. Ja siis on mul 300 erinevat maskid, et näidata, kui cool ma olen, et teenida välja armastus. Igasugused maskid, eks ju. Kui ma teen nii ühiskonnas, nii, siis ma saan rohkem armastust, tähelepanu, austust. Pai, kalli. Aga vaimses mõttes ja igaveses mõttes ja Jumala mõttes ja sinu hinge mõttes tingimusteta armastus tähendab see, et sa ei pea tõestama seda, oma valede maskidega esinema, mingit rolle mängima ja sa ei pea kartma. Et kui mul midagi ei õnnestu, või ma olen kellegi suhtes kehvem või kuidagi Jumalale justkui kaugemal, et siis see tingimus armastus läheb nagu väiksemaks. See ei ole tingimusteta armastus. Tingimusteta armastus on midagi kellelegi tõestama, ta pidevalt suureneb, ta on igavene algne elu. Substants, armastuse, reaalsuse, totaalne, ainuke siis, see Taivi prakriti, jumalik reaalsus, jumalik loodus. Miks me sellest räägime ja endale kinnitame seda, neid erinevad nurkasi üritame vaadata, et eraldada siis iha armastusest või siis selline materiaalse maailma ahankara valeego, mina mulle nii, sina mulle naa, eks ju. Seda nagu eraldada, see on võib-olla kauge varjund.
ja siis selline peegeldus, et me oleme unustanud, mis on see puhas tingimuste armastus, siis me otsime seda igalt poolt narkootikumidest kuni nendele maskideni. Tapasja, vairaagia, loobumuslikkus, askees, tapa liha tapmine, tapasja sanskriti keeles. No, et mis sellega on siis nagu, et noh, öeldakse, et no vaimne elu tähendab, et sa pead nagu loobuma sellest kehalise samastamisest ja siis viima nagu miinimumini. No, me teame, et kui sa seda kunstlikult teed, siis on nagu tagasilöögid. Ometi elu seadus, isegi tavalise materiaalse elu seadus on see, et kui sa tahad midagi saavutada, siis sa pead millegist nagu loobuma. Tahad olla kõva rahamees, noh, siis kui sul ei ole just kuningate perekonnast, et papp teenida, paned toorest hommikud, öösed, unetud ööd, mõtled, loobud millegist, et oma rull kokku ajada. Ühesõnaga vaimse elus samamoodi, eks ju. Või siis suhtes ka, et sulle keegi meeldib, eks ju. Sa tead, et pead hullult vaeva nägema, eriti vanasti pole praegu, et nii ei peaga. Daami süda võita või härra tähelepanu enda peale kuidagi. Et see on mingi elu printsiip ja selline mänguline armastuse printsiip, et see ei olegi positiivne ega negatiivne, see on lihtsalt osa. Ja sellest tuleb võtta nagu, noh, kuidas öelda, parim. Et kui sa samastad ennast kehaga, aga samal ajal tead, et kui sa sööd üle, ma ei tea, magad üle, vaatad mingi kräppe filme, eks ju, peenkeha, toidad mingi madalate asjadega, praegu on see Halloweeni värk, eks ju, mis on ise tore ja aga no mis seal taga on, et kas seal on nüüd nii positiivne värk, et kas on vaja toita oma kunstlikult ja tämbliku võrke ja verd teha, et have fun, aga no ma ei tea. No okei, seal on midagi veel positiivset ka. Kui sa lähed, noh, kunagi seal, kus ta alguse sai ja mida ta tegelikult peegeldub ja see hingede värk ja hinged tulevad koju ja võib-olla üldse see on algselt võib-olla see on üldse Ramajanast, üldse Rama, palju traditsioonid on kuskilt veedade mingi puhtast asjast ja inimesed aja jooksul degradeerivad teaduse, siis need traditsioonid ka. Aga loobumuslikkust, noh, tegelikult ega loobumuslikkust religioosses kontekstis, spirituaalses kontekstis ega Jumalal ei ole vaja, et sa millegist nagu loobud, et kuna talle ei jätku või me kasutame mingeid tema asju ja siis ta on tige, tema nagu naudib seal selline kunn, eks Jumal, ja meie peame loobuma, et tema juurde jõuda ja kõik talle pühendama. Et see võib paista nagu mingi nurga alt niimoodi. Tegelikult Jumal on sõltumatu, ta on energiat, kõik värk, tema läheb hästi, eks ju. Et see loobumuslikkus on pigem see, et ennast õpetada ja kohale viia, ütleme spirituaalne loobumus, et sa ei ole see keha, sa ei ole see mõistus, et on nagu ajutised asjad, et sa ei ole sisemiselt oled nagu loobumuslik, aga sa võid kasutada ka miljardeid ja elada kuldses kuningalossis, kui su lõplik eesmärk on tingimused armastus teiste teenimine. Siis et oma dharmat ja oma andeid ja noh, kui nagu antud, oled andekas rahategija, no siis tee oma miljoneid või oled andekas filosoof, aga kas see eelmises klipis ka rääksin, see motivatsiooni moment, eks ju. Et parem on aru saada, et su keha ja mitte midagi su ümber, kõik kuulub nagu ühisvarasse või kõige kõrgemale ja Jumalal pole kadedust ja hea meelega annab sulle kasutada kõike ja kõike headus oma, kui sa püüdmatus eesmärgil, aga kui seal on antud palju ja sa kasutad seda mina, mulle, minu läbi hankara valego, siis sa oled karma tsüklis ja seal on sisse kodeeritud materiaalse energiasse sünd ja surm, seal on algus ja lõpp, eks ju, täna hästi, homme halvasti, noh, siis on see jama nagu seal, kui sa nagu sisemiselt ei ole varjaagi ja tapasja loobunud. Et sa lihtsalt kasutad ühisvara, Jumala vara, kõik kuulub Jumalale ja Jumal hea meelega lubab mul ka kasutada selles armastusmängus neid miljardeid. Räägime nagu ärijuttu. Üks hea lugu on. Firma boss, nii palju jamasi, majanduslangus, riigi maksud, kopp ees täiesti. Alamad ei ole rahul oma palkadega, tulevad lähevale, noh, aastaid. Ta kutsub oma siis parema käe, siis ma ei tea, kes ta võis olla, noh, peaspetsialist või tegevdirektor või kutsub, noh, kes on ka palgaline, aga ütleme siis tema nagu järgmine kutsub enda ja ütleb, et kuule, et ma olen nii väsinud, ma ei jõua enam. Et ma pakun sulle, et
hakka ise ülemuseks, peadirektoriks ja omanikuks. Et palk on 50 000 euri kuus. See vend palgatööle nii õnnelik, et vau, aga ma tean ka seda firma värk, et kust sa selle papi saad või niimoodi, meil minust ei ole pöörded nii head siin, eks ju, käive. Ei ole probleem, et see on sinu esimene probleem ülemusena, mida lahendada, nägemist. Et eks see on loo püant, mul meeldib selles loos see, et materiaalses maailmas samamoodi. Meie pretensioonid Jumalale, valitsusele, ilmale, lähedasele, sugulastele, töökaaslastele on ka samasugused. Ja me tahaksime, me tunneme, et me väärime hing muidugi väärib, eks ju, igavast armastust ilma hirmudeta. Aga siin materiaalses maailmas me ei ole oma seda miinimum, oma dharma, oma annet, läbi tänulikkuse, alandlikkuse, me ei ole me oleme hästi laisad ja mugavad ja hästi nõudlikud. Kuna me oleme, materiaalses maailmas ongi enamus hinged, eks ju, arvavad, et nad on jumalad, kogu maailm on siin ümber keerleb, aga probleemid tegelikult siis, kui saad aru, et teised on ka mängivad jumalad. See on konflikt, 2 jumalat saad kokku, eks ju. Aga see lugu on nii ilmekas, eks ju. Et kui sa midagi tahad saada, siis see tähendab ka vastutust, eks ju. Umbes, et kus sa oled Jumal? Kui pühakirjad on kirjutatud, et sa näed Jumalat, ei ole probleemi. Selleks tee seda, arenda oma omadusi, kõrgeid omadusi, saa aru, mis on mateeria, vaimu vahe, mis on hing ja mis on sinu positsioon ja nii edasi. Ei, neid asju ma ei viitsi, näidake mulle Jumalat. See samasuguse tünni, ikka oled karma seaduste all nagu see vend, eks ju, et suur ülemus tuleb, et davai, et hakka siis ülemuseks, kui sa oled nii kõva ülemuse mentaliteediga, maksa endale kõrget palka, aga ma ei tea, kus selle palga saad, eks ju. Püüa välja mõelda. Taivi prakriti, jumalik energia, armastusenergia, mille ei ole algust ega lõppu, ta ei teki millegist või ta ei saa ära kaduda, on see pakti, eks ju. Igavene preema energia. Ja ime on see, kui pühak tuleb ja teeb mingeid asju, millesse me ei uskunud, eks ju. Ja siis me oleme, pühak ei jooks ei ole ime. Pühak on ühendatud ennast, eks ju, Taivi prakritiga, jumaliku energiaga. Ta ei pane meid, meil on küll valikuvabadus, et ta ei tule seda lõhkuma, kui me väga tahame, ütleme ka ära, ma ei taha siin näha, eks ära ajama mingit mulli siin, mingit spirituaalset mulli. Isegi siis ta palvetab su eest, ta võib-olla ei tule otseselt su välja ja seo sind kinni ja hakka sul palved lugema. Aga me piirame ennast siis, me samastame ennast kehaga, oma saatusega, 3 mõõtmega, väliste nähtustega, materiaalsete nähtustega ja siis me paneme ennast karpidesse. Aga ime tähendab see, et see potents, kui sa oled selle Taivi prakriti, püha energial, püha tingimuste armastuse energial, siis selle energiaga omakuse püüdmatuse tingimuste energiaga, sellega võib kõik teha, Jumal loob kõike teha, sest seal ei ole businessit, seal ei ole karmat, seal ei ole kahesust, materiaalne energia, seal saab midagi teha. Selles mõttes, sa võid kasutada materiaalset energiat. See tähendab ka seda, et näiteks ütleme, kõige raskemad versioonid, siin mingid tuttavad, seal üks noormees narkootikumidega võitleb. Loomulikult ma ei hinda ennast üle, ma ei ütle pühaki, et ma pean ennast pühakuks ja läheda öelda, et ma vabastan sind, eks ju. Või okei, ma võib-olla palvetan ta eest, eks ju, ma tunnen, et ma olen piiratud, palju ma saan aidata, palju mul on seda armastuse šaktit, eks ju. Aga see on tegelikult enda boksi panemine, sest see armastusenergia on võimsam ka meie igasugustest nendest madalatest omadustest ja madalatest harjumustest. Ja pühak, kes on kogu aeg Jumalaga, sina veel ütleme nii, püha energia mõjuval tingimuste armastuse nagu meeleolus, siis tema murrab läbi, see ongi see ime, lõdvalt. Eks ju, karma järgi juhtub niisama ka, mõni saab oma madalast harjumusest lahti, võtab ennast kokku, eks ju, või läheb kuhugi, ma ei tea, anonüümsed alkohoolikud, anonüümsed narkomaanid või sinna, seal kasutatakse ka palju Jumala sellist venna armastuse, õe armastuse ja toe energiat ja Jumala energiat, eks ju. Nagu AA-s on esimene printsiip see, et ma ei saa ise hakkama. Et mul on vaja kuskilt, seesama Taivi, Jumala armulikkust või Jumala pühendatud armulikkust, kõrgemate jõudu. See kõrgem jõud, mille lahutamatu osaks me oleme,
see ongi see, mis teeb kõik võimalikuks ja aitab kõrgemale tõustma ka igasugustest harjumustest. Ja kui mul oleks usk ja teadmised ja spontaansus juba, siis ei ole probleem mul minna mingi teise hinge juurde ja teha see ime, öelda, et sellise nii kõva ühendus ütled, nüüd me sinuga vaatad talle nii suure armastusega sügavalt silma, paned käe, eks ju, selle südame peale, ütled, et praegusest hetkest me tuleme välja sellest. Sinu keha ja sinu psüühikat sinu lõhkuvast sellest madalast energiast. Isegi on sinu karma järgi ette nähtud, isegi kui justkui sa võib-olla alateadlikult ei tahaks sellest lahti saada, sest sa ei oska elust rõõmu tunda ja teed ennast tuimaks läbi madalate igasuguste toksiliste ainete, eks ju. Kuna see ratsionaalne maailm on nii omakusi püüdlik ja madal ja sa ei taha seda reaalsust, sa ei pea vastu, sellepärast sa tahadki ära põgeneda, eks ju, aru saada psühholoogiliselt. Sellest püha mees tuleb ja ta ütleb selle Taivi Prakriti, eks ju, puhta preema pakti, jumaliku energia, puhta omakusi püüdmatus armastuse energiaga tekitab selle ime, sest tal on, tema jaoks on see spontaanne. Kõrvaldab need tõkked, nii kui inimene vähegi on siiras ja natuke oma valikuvabadust. Ja usku pöörab, eks ju, sellise energia selle isiksuse poole. Ma räägin siin Taivi Prakriti jumaliku energia juures leiad varjupaiga andud sellele. See paistab võib-olla liiga sentimentaalne või mingi kuskil olev, mingi müstiline energia. Tegelikult need on erinevad sagedused, erinevad teadvuse hetked, kus sa isegi oled võib-olla kunstlikult, et võib-olla ei tunne, aga teed kellelegi midagi head. Arutled kõrgetel teemadel, palvetad, mediteerid, oled oma kodujumaluste juures, loed pühakirju, kuuled vaimseid loenguid. Et erinevad sellised tegevused, mis on siis seotud omaksu püüdmatu, tingimusteta armastuse ja Jumalaga. Selles maailmas saab neid teha. Ja mida sa rohkem nendes sagedustes viibid, nendes rituaalides, nendes tegevustes, nendes mõtetes, nendes tunnetes, seda rohkem sa oledki seal kõrgema valguse pool liikumise nagu varjupaigas ja kaitse all ka. Ja lõpuks see laieneb nii, et sa oskad 24/7 igal pool näha Jumalat ja omaksu püüdmatut armastuse energiat. Võib kasutada sellist sõna nagu motiiv. Kas sa oskad vaadata ja näha endas kuni alateaduseni välja, et mis motiveerib sind, mis tegevusi tegema, mis on su eesmärk. Seal on päris huvitav avastusretk, kui sa ennast teadvustad, et isegi spirituaalsetes praktikates võib-olla sa tahad näidata, et sa oled müstik või guru olla või suur õpetaja, et siin kõik imetlevad. Põhimõtteliselt täpselt sama nagu materialist. Või oled jõudnud juba härjal sarvist kinni ja kõik tegevused ikkagi kuni alateadusena välja oled ühendanud omaksu püüdmatu Jumala ja teiste teenimisega, teistele rõõmu valmistamisega. Et juba oled nii kõva mees, et sealt saad nagu naudingut ja see on sinu leplik eesmärk, kui sa vaatad nagu hästi sügavale. Et enam ei ole eesmärk kuskil peenel tasemel koguda au ja kuulsust ja oma meeltele ja kehale ja saada naudinguid. Et see motivatsiooni härjasarvil kinni saamine, see on päris suur ja pikk ja samm-sammult puhastusprotsess. Sest libiseb kohe käest ära. Et natuke oled nagu omakusu püüdmatu või päris hästi õnnestub, aga juba seal taga jõuad mõelda, et ma aitasin seda inimest, et ma hästi panen. See, kui me võtame vastu sellise kontseptsiooni, et armastus on kõik ja mina olen kõikide teener, et on olemas loodus ja elusloodus ja Jumala isiksus tema erinevates avaldumistes ja mina olen tema lahutamatu osake, ja siis see, et sa selle vastu võtad, see ei tähenda, et sa kohe oled seal. Põhimõtteliselt mingil levelil, algsel levelil me oleme seal kogu aeg, aga me teadus on selles kehalises ja selles samastame siis nii tugevalt elu järel. Et isegi kui selle vastu võtad, siis võib öelda, et sa oled lihtis küll, aga sa pead ikkagi kõik korrused läbima. Ja ikkagi sa pead Brahmani, Paramatma ja Bhagavani aspekti järjekorras läbima. Ütleme pühendunu või Jumala pühendunu läbi see Brahmani või Jumala isikusetu aspekti tunnetuse, et kõik on üks sellega läbi, et ta ei säti ennast sisse. Ta nagu ei püüa oma igavest asupaika teha siin materiaalses maailmas. Ta küll näeb, et see on kõik Jumalaga seotud, armastab seda, kasutab seda vaimsetel eesmärkidel. Aga tal on see illusioon kadunud, et püüaks siin nagu kunnida nii, et see nagu igavesti, eks ju.
siis ei ole nagu pettumust ka, et pühendunu siis teadvustab Brahmani niimoodi. Paramatma on nii, ta saab aru, et selle värgide süsteemi taga on ikkagi mingi teadus. Et ta ei ole lihtsalt igavik. Pühendunu selle kõike läbiva ülihing või pühavaim kristlikus keeles, Jumala teadus, jah. Et ta nagu kõikjal, ta saab aru, et ahaa, et ma olen ikkagi selle, ma pean koostööd tegema selle kõrgeva teadusega, teda armastusest nagu teenima, aktsepteerima, et siis ma olen õnnelik, kuna ma olen lahutamatu osake. Ja Bhagavan, Jumala isiksus, see on juba niimoodi, et sa vaimustud juba sellest isiksusest, Jumala omadustest, kui imeliselt ennast jaotab läbi isikusetu aspekti, läbi ülihinge, kui isiksus kehastub igale poole või saadab oma esindajaid, nagu ma ei tea, Jeesus Kristus, Srila Prabhupada erinevates traditsioonides, ja kuidas ta kehastub, tema liila avataarad erinevad seal Buddha, Krishna, Rama, kuidas ta ennast laiendab, see algne isiksus, Sri Bhagavan. Ja siis sa lähed nagu sinna maailma, aga see maailm, seal on ka veel hästi palju korruseid. Et seal ei ole nii, et tuled sinna, nüüd on kohe. Et jah, ma ütlesin, et algselt on küll kõik kohe, aga su teadus ikka, seal on ka oma erinevad tasemed väga põhjalikult seletatakse, aga võib-olla sellest siis järgmine kord, et alguseks võib-olla nii palju, et algaja pühendunud emale vaja, et pentsu kogu aeg. Et see on normaalne, et kohe innustus kaob ära, kui sa pentsu ei saa. Pentsu ongi teised pühendunud ja pühakirjad, kes räägivad siis, pühendunud, kes räägivad pühakirjadele toetudes oma kogemust ja oma seda, kuidas nemad nagu teadustavad seda ja kui sa oled alandlik, siis see energia hakkab toimima ja sul on vaja kogu aeg saada sealt innustust nagu jutlustajatelt, pühendunutest, oma vaimselt õpetajalt või vanematelt pühendunutelt või. Et see on tegelikult selline Bhagavani teadvustamise esimene level, et see ei ole nii, et vaatad, et keegi mängib hästi klaverit, siis istud ka sinna klaveri taha ja üritad ka mängida, aga kuidagi ei tule nii hästi. Teed küll näo ja väliselt ja lähed sinna klahvi taha mängid. Tegelikult tuleb üks ti, eks õppida seal, ma ei tea, käeasendid, heliredeled mängima, siis võib-olla kunagi improviseerid transcendentaalset džessi. Ainult armastus saab tekitada armastust. Või siis sanskriti keeles bhakti on see, mis lõputult kasvab bhaktina. Armastus on see, mis lõputult laieneb mitmekesisuses, õndsuses, igavikus. Et kui ma ütlen sulle, et sa oled imeline, mitte ainult sünnipäeval, siis sa võid öelda, et oi, aitäh, hea tunne, et sa meelde tuletasid. Aga Krishna ütleb Bhagavad Gita's 3 korda, et hing on imeline. Et see on normaalne, igavikuline hingeseisund, et ta on imeline. Ja okei, teistest kihtidest võime ka rääkida. Me oleme rääkinud psühholoogilistest ja parapsühholoogilistest ja teaduse ja alateaduse ja inimese psüühikakihtidest ja karmast ja harjumustest ja samskaaradest ja luupidest ja kõrgematest ja madalamatest omadustest. See on üks maailm, aga kui me vaatame absoluutses mõttes, siis Dharasvami ka üks Maharaj ütles ka ühele pühendunult, et sinu tulevik on helge, briljantne. Hinge tasemel me vaatame, et bhakti, ma tahan bhaktit teha ükskõik. Okei, ma olen praegu sellisel levelil, mul on sellised takistused, ma olen patuna, mul on tume minevik, praegu mul on veel palju madala tarvimus. Okei, see on, sellega me tegeleme. Aga kui võtad absoluutsest platvormist, absoluutse armastuse platvormist, siis sa oled juba imeline. Ja sa teed seda, kuigi need kihid võivad muutuda, mees, naine, noor, vana, puhas pühendunu, mitte pühendunu. Aga kui see eesmärk on puhas bhakti, tingimusteta kõikide õdede, vendade, jumala teenimine, siis põhimõtteliselt absoluutses mõttes oled sa juba vabanenud. Sest sa tegeled sellega, millega sa tegelikult igavikus tahad tegeleda. Igavesti, see on hinge omadus, ta nagunii seda tahab teha, see on tema loomulik seisund. Ja kui sa siin selles maailmas hoolimata oma tasemest ja nendest kihtidest ja segajatest paned ikkagi lõpliku eesmärgi paika, et minu eesmärk on armastus, bhakti tingimusteta, omakuse püüdmatu armastus. Ja ma üritan seda teha ja suurendada seda, siis see ongi see armastuse potents, mis lõputult mitmekesine, selle tule igavust, selle tule nagu halli värvi, see nüüd suureneb ja juba praegu sina ja mina. Kui meil on see motivatsioon, lõplik eesmärk, me oleme sellest aru saanud nii hästi kui arvasti, aga me oleme pannud selle paika endal,
siis me oleme juba selles mõttes vabanenud. Sest me tegeleme sellega, mille me igavikus tahame tegeleda igavesti, ükskõik mis kehas, ükskõik kus kohas. Et need on nagu jälle siis nagu hästi head uudised. Et hing on igavene, tema potents, ütleme, et see, kuidas selles jumalikus, omakuse püüdmatuse armastuse energias ennast ühendab teadlikult valikuvabaduses, jah. Üks asi on see, et mina mulle minu, sa tahad ekspluateerida seda, aga kui sa hakkad koostööd tegema ja lähed selle teenistusse kõrgema energia, eks ju, latiinis shakti, tarangi või shakti ja hing. Kui ta sellega lõputult kasvava armastuse energia ka oma valikuvabaduse sinna suunab oma teaduse, siis ta on selles mõttes vabanenud juba, sest ta tegeleb sellega, mida ta tahab igavesti tegeleda, mis on tema loomulik seisund. Vahet ei ole, et sa praegu võib-olla ei oska sellega nii hästi tegeleda, see ei ole sul 24 seisund, selline samadhi seisund. Kõige meeletumad unistused. Saad teada, kui võimas on Jumal või Jumala energiat, headuse, armastuse, õndsuse, potents vähemalt teoorias, siis isegi sinu kõige parem versioon iseendast on poisike, mida võib võimaldada sulle siis elu. Ja nii on iga asjaga. Ühtepidi sa võid rääkida, nutta, et Kaliuga inimeste kehad on sellised, juba on raske ajastu ja kui palju see keha pakub juba kannatusi, nii degradeerunud kehad on need tänu halvale toitumisele ja karmale ja nii edasi. Missugune elu lõpu sirge enamusel, eks ju, palju kannatusi ja haigusi. Teistpidi, see on fakt, teistpidi, sa võid võita surma siin ja praegu, kui sa arendad ennast ja eraldad oma teaduse, hoolitsedes keha eest edasi väga hästi, nii hästi, kui sa suudad. Aga saades maitset ja kõrgemat maitset, siis taiviprakriitilt või vaimsete asjadelt energiatest, seal õpid seal nagu elust rõõmu tundma. Ja siis sa võid võita, saad aru, et see keha on selline tempel või hea riide eest ja selles elus, mis on laenutatud. Sa ei samasta ennast sellega ja öeldakse, et kõrged vennad jätavad ise keha nii, et nad ei saa aru. Kuna nad kasutavad seda keha nagu instrumenti, nad elavad juba nagu vaimsete seaduste järgi siin ja praegu. Et mõlemad on. Samal ajal on kehv variant, eks ju, aga samal ajal sul on võimalus juba siin ja praegu kohe olles hingena selles kehas, eks ju, mis on täis igast asju, eks ju, ja valusi asju, valukoldeid ja vananemise protsesse. Aga sa võid kõrgemale tõusta, võita surma juba siin. Ja sama on siis selle kõikide elu aspektidega. See on see vana budistlik värk, et klaas on pool tühi, pool täis. Sama ma teen Kaliuga ka hakkab Šimad Bhagavatam, mis kirjeldab seda Kaliuga jamas ja kõik see ihuga arvutused püsti. Ma ei tea, kus nüüd põgeneda, ennast tappa, aga ei ole mõtet, igavene hing, et nii pekkis kõik ja see on ja jääb. Ja Kaliuga progresseerub, eks ju, vahepeal on seal väike tõus, öeldakse, see väike kuldne ajastu siin, kui astroloogilist vaadata. Ja samal ajal seal Bhagavatami lõpus hakkab ülistama Kaliuga, mis on Kaliuga suured plussid. Jumal Chaitanya kehastus, sankirtana, ühislaulmine, palvetamine, Jumala nimede laulmine, kuidas läbi selle on Jumal andnud sellise potentsi, et sa saad kõrgema sammu ja hüppe teha kui isegi Satya joogal, kus oli siis Ashtanga jooga ja maksimum paramatma teadvustamine, ülihing. Et erinevatel ajastutel on pakutud siis protsessid, kuhu inimene võib jõuda. Niimoodi, mis vaimsete meetodidega, 2-astmeline jooga Ashtanga süsteem oli Satya joogal hästi nagu kuldsel ajastul, kus kõik oli hoopis teise kvaliteediga inimesed ja nende omadused. Kaliugal siis, kuna me oleme niivõrd kukuud, siis Jumala armust on antud meile väga lihtne otsetee läbi Jumala nime laulmise, eks ju, läbi bhakti, siit madalat tõusta maksimaalselt kõrgele, Krishna lookale näiteks kõige kõrgemale planeedile. Et sellised huvitavad nagu vastuolud justkui, et Kaliuga, eks ju, see tumedam pool, kõik seda kirjelduse on, oli ja jääb ja need ajastud mööduvad ja materiaalne maailm nagunii sünd, surm, vanadus, haigus, liha, viha, kadedus, kõik see maailm. Aga sa võid siin ja praegu minna siis selle varjupaiga valida taiviprakriiti jumaliku energia all, oma püüdmatu hinge teadvustamise, Jumala teadvustamise energiale, sa oled juba kohe väljas sellest. Ja tuleb välja, et tee ei olegi, paistab justkui raske, kuna ma on integreerunud. Aga see hüppe ja tee on tegelikult käega katsutav
lihtsalt ainult valikuvabadus ja suhtlus. Valikuvabadus pöörata ja siis hea suhtlus otsida nagu innustavaid inimesi, et sellest tegelikult piisab. Mõnikord on päris raske balansseerida selliste mõistete vahel nagu väärikus või uhkus, võltsuhkuseks valega. Või siis, et kas hing on tähtsusetu Kali-Jugal oma madalate omaduste ookeanis uppuv, enesekeskne, jumalat mängiv hull. Eks ühtepidi. Ja ta sõltub 100%, kui ta aru ei saa jumala armulikust ja looduse armulikust, temakse looduse armulikkusest. Ja kui ta arvab, et tema on nagu maailma naba, siis ta on karmatsüklis. Ja nagu üks kuur ütles ka, et hing võib saavutada väga tähtsa positsiooni tähtsusetute hingede keskel. Ehk et olla siis tähtsusete hing, arvata, et sa oled tähtis ja mingis ajalõigus ja kuskil keskkonnas oled tähtis. Et see nartsissism ja see egovärk, et kõik peab minu järgi minema, et see on nagu üks äärmus, arvad, et sina oled looja. Ja kus see piir jookseb teistpidi, me alahindame oma potentsi. Me saame aru, et me ei ole ise ennast loonud, me oleme lahutamatu osake tervikust. Ja tingimusteta armastus on ainus, mis me hinge seda musta auku toidab. Isegi kui me keha ja peenkeha mõistus on kõik kaetud täiuslikkusega siin materiaalses maailmas korraks. Et tegelikult me oleme, Bhaktisiddhanta Sarasvati ütles ka, et me nagu liikuv vulkaan. Kui me oleme ühendatud selle absoluutse ekstaasi, armastuse, ilu ja õndsuse isiksusega lahutamatult, siis temal ei ole kadedust. Ja kus sa siis selle jumaliku looduse taivi prakriti energia mõjule lähed, siis on kõik võimalik. On võimalik isegi Jumal hea meelega allub isegi algne isiksus, absoluut, kõrgem loodus. Allub hea meelega sinu armastuse plaanile, sinu kalduvustele, mis on läbitud, eks ju, sellist spontaalsest armastusest. Et seal ei ole nagu imesi, seal on lihtsalt armulikkus ja igavene sünnis surmast väljas olev ekstaas. Et iga hing on selles mõttes eriline. Jumal ei ole energiaprobleeme, et ühte paneb tähele, teist ei pane, eks ju, potentsi probleeme. Ta on kohal siin ja praegu kohe sinu hinge kõrval, valmis alustama seda mängu või meelde tuletama seda igavest mängu. Ja seal ei ole nagu keegi on parem või halvem või keegi on kõrgem või madalam. Kõik teavad lihtsalt oma mängu reeglid ja mängu, et mäng saaks toimida, mis on vaja selleks, eks, puhast armastust. Kui me võtame sellise teoreemi, et armastus saab alguse armastusest ja armastust ei pea välja teenima, tingimusteta armastus, jumala armastus, preema, taivi prakriti, jumalike armastuse energia, et seal ei ole algust ega lõppu, see ei saa vahepeal tühjaks, vahepeal ta ei ole niimoodi, et ta kedagi eelistab rohkem või vähem ja et on pidevalt laienev. Laienev võib vaadata ka meie suhtes, et hästi huvitav, et sa nagu okei, sa võtad vastu, ma tahan olla hea inimene, kõiki armastada, võtta elu nagu teie rinnaga, eks ju, mis iganes olukord, situatsioon. Ja sul on hea võimalus seda armastuse laienemist kogeda, sest ta näed mingit tüüpi hinge nagu sina, aga tal on mingi omad kihid peal, eks ju. Ja need kihid on niimoodi, et sa nagu, mul on elus pidevalt teil ka vist istud maha ja mõtled, et minul küll ei ole mingit, ma ei tea, Jeesus Kristuse powerit või arukust või mingit retsepti, et seda inimest aidata. Ma ei tea, Jumal ise tegeleb, ma ei tea, karma või minust kõrgemad tüübid, et ma ei suuda midagi teha. Ometi sa märkasid seda tüüpi, ometi siin on võimalik areneda, ehk siis suurendada oma armastust. Hoolimata sellest, et olukord on selline lootusetu, ma ei tea, võib-olla maailma suhtes või poliitilises mõttes, inimesed on kõik seal nii kehalises kontseptsioonis, rahvad, parteid, ideed, demokraatia, ma ei tea, liberalism, konservatism, kõik on seal mingi hull sõda käib kõigil level. Ise sees käib sõda ja pereliikmed kokku-lahku suhted ja kogu aeg käib üks jamps. Vaat selles kogu sellises suures sellises müras siin üks tuttav ka mul, hea sõber Eerik Vennas-Eerikterist. Ma vaatan teda ka, et tema on ka viskunud sinna, eks ju, tal on hea kogemus, elukogemus, hea süda, New Age'ist kuni kapitalismini, kõik on läbi käinud.
ja ta viskub tegelikult sinna, kus on minu suhtes, ma olen juba vana mees, tead, ma ei jõua enam niimoodi sotsiaalses ja kultuurilises plaanis ja poliitilises plaanis viskub sinna nagu seda armastust, kuna ma tean, et tal on nagu jääkitud hea süda, viskab oma armastust sinna jagama või päästma loodust või rahvast või mis iganes, eks ju. Ja see ongi see armastuse seadus, et Jumal on nagu väga rahul, et sa püüad laiendada oma armastust. Ma saan aru, et võib-olla tuleb tegeleda paralleelselt iseenda, eks ju, teadvustamisega, et sulle enda lähedased oleks rahul ja kõik see ka, eks ju. Aga kui inimene tal on kalduvus, et harmaga läheb natuke kokku, et talle meeldib või tal on omadusi ja kogemust jagada seda armastust, suurendada seda armastust seal, kus tegelikult kõige vähem seda on, kus käib tegelikult olelusvõitlus, kus on kadedus, kus on endaks parem pidamine, oma vaatevinkli peale surumine, eks ju, või ütleme, et täpsemalt poliitilisel maastikul on lihtsalt olelusvõitlus selles mõttes, et kuidas ma saaks hea töökoha ja hea palga, eks ju. Hea palk jookseb nagu. See nagu mingi mõttes nagu stabiilne, eks ju, riigitöötaja, see on nagu stabiilne palk, eks ju, nagu põhimotivatsioon, muud asjad on ka seal ümber, aga paistab, et inimestel on see, et sellepärast on lihtne ära osta kõike ja kõike, eks ju, poliitilisel maastikul. Ma kaldusin sinna, aga lihtsalt, et iga elusituatsioon või kuidagi loodus nii teeb, et kogu aeg saadab sulle nagu võimaluse sinu armastust laiendada, suurendada, ise arenedes. Et kuidas see on justkui väljapääsmatu olukord, aga siin ma saan tegelikult läbi palve, läbi meditatsiooni, läbi selle armastuse jõu, eks ju, mediteerin selliste sügavate asjade peale, et kõik me oleme võrdsed, eks ju, Jumala loodus annab mulle jõu ja arukuse, palvet, et palun anna mulle Jumala jõudu või emake loodus. Et ikkagi seda armastuse tõrvikut ikkagi nagu kanda edasi ja suurendada seda nendes kohtades, kus on nagu täielik pimedus, eks ju, et selles mõttes ei karda. Sa näed, et sul omadusi on või niimoodi väikest soovi seal midagi armastust laiendades lähedki, et see ongi selle tingimusteta armastuse see point, et armastus nagu, et kogu aeg nagu suureneb, et nii palju siin, eriti siin materiaalses maailmas, siin on see võimalus seda armastust laiendada ja suurendada, sest siin on selle puudus, täielik põud.